Kindlasti on tänapäeval rahastamisvõimalusi oluliselt rohkem, kui need oli 5 või 10 aastat tagasi. Endiselt kõige eelistatum rahastusvahend oleks müüa midagi kliendile ja saada kliendilt raha, võimalikult vara. Kuna maksva kliendi olemasolu on tugev signaal ka investorile ja tegelikult kõikidele teistele potentsiaalsetele rahastajatele, et seda asja on mõtet teha ja sellel tootel on potentsiaali. Mind investorina huvitab tegelikult selle firma lugu ja selle firma asutaja ja meeskonna võimekus lüüa läbi rahvusvaheliselt sellisel moel, et mina investorina saan kunagi 5 või 10 aasta pärast potentsiaalselt oma raha vähemalt 10-korselt tagasi. Ja kui ma näen, et tiimil on see potentsiaal, siis ma kaalun seda investeeringut. Ja kui seda potentsiaali ei ole, siis sõltumata faasist me tõenäoliselt ei investeeri. Investorid, kui me räägime ingelinvestoritest ja riskiinvestoritest, siis nad vaatavad valdkondi, kus on potentsiaalselt väga suur turg, kus on võimalik luua skaleeruv ärimudel, ehk siis, et kus iga täiendava käibe euro saamiseks ei pea tegema sama palju tööd, vaid et mingist piirist alates potentsiaalselt on võimalik, et käibe kasvab palju kiiremini kui see inimpanus. Ja samuti investorid vaatavad eelkõige kasvavaid valdkondi, mis väga sageli tänapäeval on seotud mingisuguste uute tehnoloogiatega. Lugemeid välja võtta. Võib-olla 2 sellist levinumat mudelit startup investeeringute puhul on siis osalusse investeering, kus investor saab kohe firmas osaluse mingisuguse kokkulepitud hinna pealt. Ja teine mudel on konverteeruva laenuga investeering, kus võib-olla osalust kohe alguses kokku ei lepita, aga investoril on võimalus osalust saada siis, kui ettevõte kaasab suurema summa raha natukene hilisemas faasis. Ettevõtja seisukohast ja investori seisukohast kõige parem investeeringu kasutamine on paigutades nendesse tegevustesse, millel on kõige suurem potentsiaalne mõju, mis siis enamasti firma puhul on tootega maksva kliendini jõudmine. Investorile väga ei meeldi, kui raha paigutatakse sellistesse tavalistesse asjadesse nagu kontorikulud ja muud, millel tegelikult nii otsest seost firma läbilöögiga ei ole.